Minu nimi on Lisette ja ISC-s olen ma MIP 5 õpilane. Ma tulin siia peale Eesti kooli 9. klassi. Algus oli veidi hirmutav, aga ma olen väga õnnelik ja väga rahul, et ma tulin siia, tegin selle otsuse ja otsustasin oma hirmudele vastu astuda. Õppekava on erinev pigem just siis selle poolest, et enamus, kui mitte siis kogu meie õppetöö toimub juba arvutites. Õppeaineid on vähem, kui on Eesti koolis. Need on rohkem detailsem õppe, sa õpid rohkem selle teema kohta. Sa saad rohkem küsida, sa õpid rohkem ja see on rohkem huvitavam. Teine väga suur erinevus on hindamissüsteemis. Kui Eesti koolides sa saad hindeid 5-ni, siis siin sa saad 8-ni. Kontrolltööd ja niisama ka tunnikontrollide hulk võrreldes Eesti koolidega on siin väga palju väiksem ja hindeid sa selle suhtes saad palju harvemini, ehk siis juba seda hinnet ja suurt pinget ei ole, mis on Eesti koolis. Me teeme tunnis väga palju rohkem ja sul kodutööde hulk on tegelikult väiksem ja ülesanded on ära jaotatud pikema perioodi peale, seega sul ei ole vaja ühel õhtul õppida terve öö, kui sa oled oma ülesanded ära jaganud. Võrreldes sellega, kui ma tulin siia ja võrreldes praegusega, ma olen ise väga palju edasi arenenud inglise keelega, erinevate õppeainetega ja kõige rohkem mina ise kui inimene. See kogemus võib tunduda alguses veidi hirmutav. Esiteks teha juba nii suur muutus, tulla Eesti koolist kooli, kus on ingliskeelne õppekava, aga seda ei tasu kindlasti karta, sest et see kõik on esiteks seda nii väärt ja need inimesed siin on nii sõbralikud ja nad aitavad sind nii väga, sul on palju lihtsam sisse sulanduda ja eestlase jaoks see võib tunduda alguses natuke hirmus või uus, et keegi kohe nii vastutulelik ja soe sinu vastu on, aga siin see tõesti nii on, nii et ei tasu üldse karta.